Andra, mis sina arvad, sa lähed töövestlusele ja keegi küsib, mis on mingisuguse ministri nimi ja kes oli eelmine minister ja üle-eelmine minister? Appikene, et juba kandideerimise etapis on vaja kohe teha kodutöö. Ma ütleksin kandidaadile, et ära tee. Siis mul ju kaob ka see motivatsioon ära, et ma nagu andsin teile oma aja ja te nagu tahate ju mind tööle saada, aga te nagu ei panusta vastu, et mis värk sellega on. Et kindlasti ei tohi kandidaadile selle kodutööga jätta muljet, et hiljem ettevõte saab seda kasutada. Kui tööle, siis rõõmuga. Tere tulemast kuulama järgmist CV.ee tööelublogi episoodi. Tänane episood keskendub värbamistele ja värbamisvigadele ja värbamisvigadele, mis lähevad ettevõtetele palju maksma ning tekitavad tööotsijate seas palju segadust. Ehk siis üritame tuua kokku kaks osapoolt, tööandjad ja tööotsijad ja oleme stuudiosse kutsunud CV Online'i värbamisspetsialistid Andra ja Sandra. Andra on siis CV Online'i värbamisteenuste värbamisjuht ja Sandra on CV Online'i värbamisteenuste värbamisspetsialist või värbamise projektijuht siis õigemini. Tere! Tere! Tere, tere! Nii, palju värbamisvigu tehakse ja mis te arvate, kas värbamisvead on siis väga kallid ettevõtetel või ei ole? Ikka tehakse. Ma arvan, et mõlemalt poolt tehakse neid vigu. Nii tööandja poolt kui ka kandidaatide poolt. Eks see positiivne kandidaadi kogemus ju algab enne esimese CV laekumist. Väga õige. Andra, mis sina arvad? Kui kallid on värbamisvead? No mina arvan seda, et enne kui me üldse lähme detailidesse, et võib-olla tasuks ära defineerida, mis asi on värbamisviga. Et kuidas me saame aru, et me oleme mingi vea teinud. Et kas näiteks me mõtleme ainult selle peale, et me oleme valinud vale inimese sellele positsioonile ja läbi selle on tehtud viga või siis me vaatame kogu seda temaatikat laiemalt ja võtame pulkadeks kogu värbamisprotsessi, vaatame, kuidas see on üles ehitatud, milliseid vigu annab selle protsessi sees teha, et jah, mis on värbamisviga. Mis te arvate, kas saab öelda, et näiteks, et see värbamisviga on alati nagu värbamisviga või on nagu mõned juhtumid sellised ka, kus on nagu, ongi selline, et ühe jaoks on see viga ja teise jaoks ei ole see üldse nagu mingi suur asi ega vea lähedane asigi. Mis te arvate? Mina arvan seda, et kui me ühel hetkel oma aruteluga jõuame valiku tegemiseni ja kus me siis räägime kõikidest nendest nii-öelda kriteeriumitest, mille põhjal otsus tehakse ja me hakkame rääkima kõhutundest, et siis tekib see hea arutelu koht nii-öelda, et kas see siis on viga, kui ma teen kõhutunde pealt otsuse või see ei ole viga. Kõhutunne on meil kõigil. Ma arvan, et ilma selleta me ei tee mitte midagi. Iseasi, kui palju me seda usaldame. Ma arvan, et kogenud värbajad usaldavad seda kindlasti rohkem. Aga teisalt on see võib-olla ka selline negatiivne pool sellel kõhutundel on võib-olla nagu see, et me loome eelarvamusi. Ja sellega me saame vastu pükse. No eks see vist kõhutunne tekib läbi kogemuse, eks ole, et mida rohkem on kogemus, seda parem on kõhutunne lõpuks, et see lihtsalt aju tekitab selle kõhutunde sul läbi mingisuguste mustrite, mida sa märkad võib-olla enne, kui sa nagu mõtled selle peale, et sa mingit mustrit märkasid ilmselt, eks. Et seda enam nagu ilmselt see podcast tuleb ka kasulik neile, kes pigem vähem värbavad, et äkki nad märkavad ka tulevikus siis mingid mustrid enda värbamises, mida saaks siis paremini teha. Aga hüppame kohe siis sellise nagu lõbusama osapoole pärast sissejuhatust, et ma kogusin kokku 12 värbamisviga ja üritame kõik need vead üle käia ja vaadata siis sisse selles kontekstis, et esiteks, et mida see nii-öelda siis kandidaat tunneb või see tööotsija tunneb. Need on siis tööotsijate kirjad. AI-ga natukene üritasin üldistada ka neid asju, aga need on tõesti, need on nii-öelda läbi käidud inimese poolt ja me nagu teame, et need vead eksisteerivad ja teie siis omalt poolt peate mind aitama ja aitama mitte otseselt mind, vaid siis töörahvast ja ka tööandjaid
et peegeldada, et mis viga seal tehti ja miks see viga on oluline või siis oluline mitte neid vigu teha. Aga esimene kiri. Kandideerisin rolli, mille kirjeldus oli üsna lai, aga tundus huvitav. Intervjuudel sain iga kord natuke erineva pildi. Kord räägiti strateegiast, siis jälle igapäevasest täitmisest. Tööle tulles sain aru, et roll muutub jooksvalt vastavalt sellele, mida parasjagu vaja on. Ausalt öeldes jäi mulje, et nad ei otsinud konkreetset profiili, vaid lootsid, et õige inimene kujundab rolli ise. Mis veaga siin tegemist on, kui te vaatate sellist nagu värbamiskonteksti? Positsioon ei ole paika pandud. Et kindlasti me saame käsitleda seda üsna sagedase veana. Seda ikka tekib, et esialgu juht saab aru, millest tal on puudus, mida ta tahaks, aga ta ei oska täpselt seda nii-öelda kirja panna. Või pannakse kirja hästi üldsõnaliselt ja hakatakse justkui alguses ühte inimest otsima, aga siis, kui kohtutakse erinevate inimestega, tututakse erinevate CV-dega, siis tekib tavapäraselt inimesel ideid juurde. Aga võiks hoopis see inimene seda ka teha. Et sellel inimesel on see, tollel inimesel on too ja ideaalne kandidaat lõpuks siis tuleb kuidagi nagu mitme inimese pealt kokku, mida tegelikult ei ole võimalik. Või mis tegelikult ei ole võimalik, et see inimene lõpuks kujuneb ideaalseks paberil, mitte päriselus. Okei. Andra, mis sina arvad? Nõustud Sandraga? Mina arvan seda, et arvestades, millises maailmas me praegu elame, on tööandjatel aina keerulisem üldse seda profiili paika panna. Sest maailm on nii kiires muutumises, töö on nii suures muutumises, et kui me mõtleme kas või meie enda rolli peale, ehk siis värbaja roll, ma arvan 3 aasta pärast on see hoopis midagi muud, mis see täna on. Ja nii me võime mõelda pea iga rolli kohta, on ju. Et selles mõttes, kui me mõtleme oma klientide peale, kes pöörduvad meie poole värbamissooviga, siis tihtipeale ta kirjeldab meile seda, ta kirjeldabki väga üldsõnaliselt, et mul on selline töölõik või selline eesmärk, mida mul on vaja täita ja ma tahaksin sellist inimest, kellel võiksid olla need oskused, aga siin samas rohkem mängib rolli see, et ta oleks avatud meelega, et ta suudakski kujundada seda rolli ise, et väga palju on ikkagi selliseid profiile, kus antakse ette näiteks eesmärgid, mida sul on vaja aasta aja jooksul täita ja see inimene peabki ise siis suuresti selle plaani paika panema, on ju. Aga ma ei tea, mis juhtub inimesega, kui ta näiteks, ütleme, ma saan aru sellest orgaanilisest protsessist, et tööandja tahab endale mitmekülgset inimest saada, ta tahab leida inimest, kes suudabki teha erinevaid asju ja kaasaegne nii-öelda töökeskkond ongi selline, kus sa võib-olla täna teed ühte asja, homme teed teist asja, eriti näiteks mingi AI ajastul või kui AI tööriistadest rääkida näiteks, on ju. Aga kui nüüd võtta seda töötaja perspektiivi, et või ütleme siis värbamise kontekstis, et nüüd ma nagu näen töökuulutust ja ma lähen töövestlusele ja see on nagu hoopis teine keskkond. Mida see tööotsija tunneb või see kandidaat tunneb ja kas nagu see tööandja peaks adresseerima seda juba töövestluse ajal? Mis te arvate? Absoluutselt. Minu arvates on kandidaadil päris suur vastutus endal küsida küsimusi töövestluse ajal, et veenduda selles, et see tööandja ja see ametikoht on see, mida ta päriselt otsimas on. Et kui ma ise teen töövestlusi ja teen sissejuhatust, siis ma alati ütlen selle lause kandidaadile, et ma julgustan sind ise küsima väga palju küsimusi, et sa saaksid veenduda, et see on see, mida sa otsimas oled. Et selles mõttes ei tahaks nagu ainult tööandjale ka seda vastutust panna, et loomulikult tööandja ülesanne on võimalikult selgelt anda edasi seda, keda nad otsimas on, milline see keskkond on, mis neil töö juures valitseb, aga samal ajal ikkagi kandidaat ise ka peaks väga palju uurima ja kui tal tekivad mingisugused kahtlused, siis alati üle täpsustama. Ja mis on võib-olla selline probleemne koht
selles osas, kui positsioon ei ole päriselt paika pandud ametijuhendi või ametiprofiili näol on see, et kui me intervjueerime kandidaate, me ei küsi õigeid küsimusi ja me võib-olla keskendume valedele asjadele. Ja lõpuks, kui see kandidaat tööle läheb, siis ta tegelikult ei sobi seda rolli täitma, sest et tal puudub üks, teine või kolmas asi, mida tegelikult ei ole välja toodud, mida ei ole kaardistatud eelnevalt. Et ühesõnaga ma saan ikkagi aru, et põhimõtteliselt ma nõustun ka sellega, et hoolimata sellest, et see roll võib olla mitmekülgne, sul peab olema päris selgelt ikkagi see, nagu see lõppeesmärk paigas, et keda sa otsima lähed ja millised nagu sellised nii siis sellised hästi konkreetsed oskused kui ka pehmed oskused tal olema peavad, et selles rollis nagu edukas olla. Et muidu sa lihtsalt kommunikeeridki sellist, et sa otsid imeinimest, eks ole, kes teeb kõike ja kõigile, aga seal on väga palju erinevaid nüansse, mis siis mängivad rolli. Okay. Enne värbamist ütlen korra veel vahel, et päriselt tuleks võtta see aeg ja kogu protsess nii-öelda ettevõtte või enda jaoks läbi mõelda, et kuidas me hakkame siit edasi liikuma, et kui me hakkame kiirustama, siis see toob jälle omakorda palju nii-öelda vigu sisse, et kui võtta aega ja kõik läbi mõtestada, siis on pärast kõik õnnelikud. Okei, aga käime üle need punktid ka, näiteks ütleme, me hakkame ametiprofiili looma, millest see kõik alguse saab, mingisugused, sul on, eks ole, töörolli pealkiri ja nii edasi. Käime mingisugused olulisemad kohad üle. Eks see alguse saab see sellest, et miks me inimest otsimas oleme. Miks meil on üldse tiimuut inimest vaja. Mis on see, mida me tahame, et see inimene ära teeks. Ja kui me oleme võib-olla selle probleemkoha püstitanud, siis me saame hakata sinna ümber seda rolli kujundama. Okei, aga Andra, hästi konkreetseid küsimusi, näiteks mida meie oma ametiprofiilis küsime, kui me nagu tööandjaid aitame värbamisel, et millised on need nagu kõige olulisemad, et ametiprofiil kindlasti koosneb ju mitmetest küsimustest, aga just nendest olulisest, et kui kuulaja praegu kuulab, et mida ta kindlasti peaks siis maha kirjutama, mis need on? Ma võib-olla alustaksin sellest, mida kindlasti ei tasu teha. Et kuna meie oma igapäevatöös näeme ühelt poolt väga palju CV-sid ja näeme väga palju töökuulutusi, siis paratamatult me teinekord puutume kokku selliste kuulutustega, kus ootustena kandidaadile on välja toodud ainult sellised pehmed omadused, mida ei ole võimalik mitte kuskilt CV-st välja lugeda. Ehk siis on koostatud töökuulutus ja on öeldud, et peaks olema rõõmsameelne, positiivne, sõbralik, meeskonna tööoskusega, aga kui nüüd hakata näiteks CV-sid läbi vaatama selle põhjal, siis ei ole võimalik neid asju hinnata. No iga inimene ilmselt kirjutab enda CV-sse, et on hea meeskonna. Ja ehk siis vastates nüüd konkreetselt su küsimusele, peaks esimese asjana mõtlema sellele, et millised on need kriitilised nii-öelda hard skills, oskused, ilma milleta inimene ei saa seda tööd teha. Näiteks inglise keele oskus võib olla väga kriitilise tähtsusega, et kui sul ongi vaja kogu aeg välisklientidega suhelda ja tuleb välja, et inimene inglise keelt ei oska, siis olgu ta ükskõik kui tubli ja andekas, ta ei saa sellel positsioonil hakkama. Või kui on mingisugused arvutiprogrammid, mida kindlasti peab oskama, et ilma nendeta ei ole tal võimalik seda tööd teha. Okei, nii kindlasti oskused, mis veel? Mis sinna veel läheb? Palganumber? Ma eeldan, et tööülesanded. Tööülesanded. Kui detailselt peaks tööülesandeid kirjeldama sinna ametiprofiili või sellesse nii-öelda esialgsesse kaardistusse? Kas sa võtad lihtsalt nagu need samad, ma ei tea, kui sul see roll juba majas sees oli, võtad üks ühele või sa vaatad ka tulevikku ja piilud, et mis nagu potentsiaalselt, kuhu need arengusuunad võiksid olla? Eks küsida võib ju igast asju ja välja võib nii-öelda kirjutada igast asju, aga sellega sa võid kaotada väga palju potentsiaalseid kandidaate, kes tegelikult selle rolli sul väga tugevalt ära täidaksid. Aga ma isiklikult ütleks, et põhiasjad ikkagist võiks olla kirjas, et mis on päriselt selle inimese igapäevased tööülesanded.
need, mis kuskilt vahepeal tulevad lisaks, eks neid saab tulevikus nii-öelda töö käigus kommunikeerida ja läbi rääkida, et kui need on nice to have, siis ma neid isiklikult ei paneks. Et kõik sellised must have tööülesanded ikkagist ja ka nõudmiste koha pealt täpselt samamoodi. Okei. Mis me nõudmiste all mõtleme, et mis need, kas nõudmised on siis need oskused, aga mis veel nõudmiste alla lähevad, kui seda ametiprofiili hakkad maha kirjutama? Et esiteks, mis oskuseid sa nõuad, eks ole, pehmed ja konkreetsed oskused. Haridusalased, okei. Varasem töökogemus. Kui see on vajalik, kui haridus on vajalik, noh, selles mõttes arst ei saa olla ilma, kui sul ei ole arstiharidust, on ja. Aga et nüüd lihtsalt panna, et kõrgharidus on oluline, noh, siis ma nagu küsiks, aga miks, on ja? Väike vahemõte siia, et arst ei saa olla ilma arstihariduseta, aga hiljuti oli uudistes lugu sellest, kuidas üks mees oli piloot ilma tegeliku õiguseta. Nii et me kunagi ei tea. Ta küll kaotas vist nagu kiiresti töö, kui ta teada saadi. Aga jah, okei, siis meil on, ühesõnaga meil on mingisugused väga sellised konkreetsed asjad, mida me ikkagi tahame näha. Kas me oleme mingi asja nagu mainimata jätnud ka, mis võiks ametiprofiilis olla? Noh, need oskuste ja nõudmiste alla lähevad ka juhiload, eks ole, keeleoskus, nagu Andra ütles ja nii edasi. Mis veel? Mida me ise pakume. Mida me pakume, jah. Et mida siis müüma saab hakata üks värbaja. Ja. Mul on väga meeles see, kuidas kunagi räägiti töökuulutuse ülesehitamisest. Et milline on nagu klassikaline lähenemine on see, et kõigepealt kirjeldame tööülesanded ära, siis kirjeldame ootused kandidaadile ära ja siis kõige lõpus on, mida me ise pakume, on ju. Et minu soovitus ja see, kuidas mulle endale meeldib kuulutusi üles ehitada, on see, et ikkagi see, mida tööandja pakub, kohe kõige esimeseks panna. Sest see on see, millega sa tekitad kandidaadis huvi, et kas ta üldse tahab edasi lugeda, on ju, et tihti peale tehakse see esimene plokk hästi pikk, on ju, kirjeldatakse kõik need ülesanded ära, mida ta tegema hakkab ja siis on veel pikem nimekiri nendest ootustest ja unustatakse see plokk üldse ära, et mida siis tööandja pakub. Aga nagu ma kujutan ette, et nende pakkumiste all siis pigem selles kontekstis ametiprofiili, et mis võiks seda inimest nagu kõnetada, eks ole, keda me otsima hakkame, et ma kujutan ette, et erinevaid inimesi ja erinevaid profiile kõnetavad erinevad asjad, eks. Ja, noh, kõik see, mis tegelikult on nii-öelda lisahüve, tooks mina välja, et kui te pakute tervisekindlustust, kui te pakute sporditoetust, kui teil on vabad päevad, kui teil on lisapuhkused, noh, kõik see nimistu tuleks ikkagist välja tuua. Ja ka minu siuke raudreegel töökulutuse koostamisel on see, et pakkumiste plokk ei saa olla lühem kui nõudmiste plokk. Et kuidagi silmale paremini tasakaalus oleks. Vajutad rohkem entrit, siis tuleb plokk sama suur. Aga hüppame järgmise kirja juurde. Käisin läbi mitu vooru ja iga kord rääkisin sama juttu uuesti. Tundus, et keegi ei olnud mu varasemaid vestlusi ega tehtud tööd üldse lugenud. Lõpuks kadus motivatsioon ära ja loobusin täielikult. Mis veaga siin tegemist on? Kommunikatsioon. Ettevõtte sisene kommunikatsioon, mida esineb. Ja mida esines minul siin mõned kuud tagasi, kus ettevõtte poolt oli minul 2 nii-öelda vastutavat isikut siis, kes omavahel infot ei jaganud. Ehk üks omas ühte infot minu käest, teine omas teist infot ja neil omavahel koostöö ei sujunud. Ja see ei lõppenud hästi. Kas seal on probleem on selles, et majas sees on üks nagu personalijuht või värbaja ja siis on nagu juht, kes endale töötajat vajab või mis selle nagu halva kommunikatsiooni nagu põhjus seal taga on? Jah, no minu kogemuse põhjal oligi üheks kontaktisikuks oli nii-öelda uue otsitava inimese otsene juht ja teine kontakt oli siis ettevõtte tegevjuht, et tegemist oli väikse ettevõttega ja just kui võiks ju loota, et kommunikatsioon toimib ja kui nad on kontoris koha peal, et siis nad räägivad, et
ma ei taha uskuda, et neil on selline Swedbanka maja suurune kontor, kus üks on ühel korrusel ja teine on teisel korrusel. kõik olid kodukontoris. Kõik olid kodukontoris, jah, see on ka võimalus. Haruldane küll tänapäeval, aga on. Aga see viga on, ilmselt on nagu mitte ainult selles kontekstis, et kommunikatsiooni error, vaid ka selles mõttes, et see on viga, et mida sa ei saa lubada näiteks rollide puhul, kus sul on vähe kandidaate, eks ole, sest et sul niigi on raske leida kandidaate, see inimene oli juba huvitatud sinu juurde tööle tulemisest või vähemalt nagu ära kuulamast ja ta loobus lihtsalt selle pärast, et sa nagu tegid halvasti seda kommunikatsiooni majas sees, eks? No viga hakkabki tekkima sealt ja siis, kui ei ole paika pandud, et kes on päriselt võib-olla nagu otsustaja rollis või kes on päriselt nii-öelda nii minu kui värbaja ja kandidaadiga nii-öelda kontaktis. Vead tulevad siis, kui me ootame või loodame, et äkki tema vastutab. Ehk et see ei ole omavahel ära räägitud. Mina ootan, et Andre vastutab, Andre ootab, et mina vastutan. No, kohe on sisse kirjutatud see konflikt. Andra, kuidas üks tööotsija tunneb ennast niimoodi? Lisaks sellele ta juba siin peegeldas, et loobub, aga need, kes ei saa endale loobumist lubada, mida nemad tunnevad? Kas nad tunnevad kuidagi, et ettevõttes sees pole kõik nii hästi, nagu võiks olla või? Kusjuures aina enam puutun kokku sellega, kus kandidaadid küsivad, mitu vestlusvooru on planeeritud. See tähendab seda, et ma lisan sellele kommunikatsiooni probleemile juurde, et tihti peale minnakse värbama niimoodi, et ei mõelda läbi seda protsessi. Et kes vestleb esimesena, kes vestleb teisena, kas me teeme ka mingi kodutöö, mille alusel me üldse valime inimesed, kes vestlusele tulevad. Et selles mõttes iseenesest ei ole midagi halba mitmes vestlusvoorus, sellepärast, et kui sa mul on endal väga palju olnud selliseid olukordi, kus ma teen esimese vestluse kandidaadiga ära, siis ma kohtun temaga teist korda, lähen natukene juba sügavamaks ja siis hakkavad ilmnema mingisugused asjad kandidaadi kohta, et alguses võib-olla kandidaat suudab need tund aega seal nii-öelda seda maski kanda ja ära petta, aga kui sa juba kohtud temaga teist korda, siis mingil hetkel ta ikkagi murdub, et ta ei suuda lõpuni hoida, on ja. Et selles mõttes, mis ma tahan öelda, on see, et iseenesest ei ole midagi halba mitmes vestlusvoorus, aga need peaksid kandidaadi jaoks olema erinevad ja natukene ikkagi selgitama ka kandidaadile, et mis nüüd selle eesmärk on ja kes täna kohtuma tuleb ja mida nüüd see inimene siis, mis rolli tema siin värbamises täidab, et No ma ise näen ühte suurt viga veel, mis see nagu asi peegeldab, on see, eks, et kui ma olen kandidaat ja ma olen midagi juba nagu teinud ja oma aega investeerinud sellesse ettevõttesse, ma näen, et see ettevõtte pole üldse väärtustanud seda, et see inimene teisel pool pole seda nagu läbi töötanud või läbi protsessinud, siis mul ju kaob ka see motivatsioon ära, et ma nagu andsin teile oma aja ja te nagu tahate ju mind tööle saada, aga te nagu ei panusta vastu, et mis värk sellega on ju. Et see vist on ka üks selline suur asi, eks. Või teisalt tekitab see kandidaadis tunde, et järelikult on kandidaate palju, neil on segadus ja võib-olla peakski mujale vaatama. Nii et lühidalt öeldes tegelikult selline nagu asi hirmutab ära ikkagi inimesed lõpuks ja sa jääd headest kandidaatidest ilma, et võib-olla see koorekiht ikkagi nagu näeb seda nagu pigem suure veana ja loobuvad lõpuks. Okei, järgmine punkt. Kandideerisin tööle ja tööandja palus kohe esimeses voorus teha kodutöö, mis võttis minult terve tööpäeva või õigemini siis nädalavahetuse. Pärast sain vastuseks lihtsalt aitäh, et kandideerisid, liikusime edasi teise kandidaadiga. No see on alatu. Hiljuti ma nägin töökuulutust, kus oli juba allkirjas, et kandideerimiseks palun saada oma CV ja tee koduülesanne sellel lingil. Ma mõtlesin, et appikene, et juba kandideerimise etapis on vaja kohe teha kodutöö. Et ma ütleksin kandidaadile, et ära tee.
järelikult ei ole õige koht. aga mis sa ütleksid nagu, mõned tööandjad ütlevad selle peale, ma tean seda konkreetset case'i ja mõned tööandjad ütlevad selle peale, aga ma ei tahagi kandidaate, kes ei ole piisavalt motiveeritud kodutööd tegema. Mis te sellise nagu tagasiside peale ütleksite? No mina ütleksin seda, et ikkagi värbamisprotsessi esimeses etapis on tööandja ülesanne ka ennast müüa. Ja sa ei saa kohe eeldada, et kandidaadid peaksid juba esimestes voorudes oma motivatsiooni nagu nii palju presenteerima, et see nõuaks teilt nii palju seda ajalist ressurssi. Et kodutöö ei ole halb, see on väga hea viis tugevaid kandidaate hinnata, mis aitavad lõpuks teha parima lõppvaliku. Aga kodutöö võiks ikkagi olla seal, ma ei tea, top 3. Maksimum top 5, ma ütleks. Top 5 maksimum on ju. Ja see peab olema kandidaadile ära seletatud, miks seda tehakse. Kandidaat peaks saama pärast individuaalset tagasisidet oma kodutööle, et lihtsalt nüüd sundida kedagi midagi tegema ja pärast saab oma ei vastuse selle pinnalt, et see ei ole nagu kindlasti õige lähenemine. Okei, aga ma korra, Sandra, enne kui sa täiendad, tahaks küsida selle nurga alt ka, et aga tänases majandustsüklis, kus meil ongi palju kandidaate, võib-olla tööandja seeläbi tahab enda töövaeva vähendada, sest et ta saabki vähem kandidaate sellepärast, et ta kohe kodutööd palub teha ja siis nagu kasutab seda nagu esimese filtrina, et kas selles kontekstis see on ikkagi siis nagu viga või ei ole. Mina turundajana ütleksin, et tööandja brändingu mõttes on väga suur viga, sest tänases majandustsüklis võib-olla sul on palju kandidaate, järgmises majandustsüklis, kus on vähem kandidaate, need samad kandidaadid mäletavad, et sa nendega väga halvasti käitusid, eks ole, ja lõpuks nad ei tahagi kandideerida sinu juurde, et sa lihtsalt lõikad mingisuguse segmendi enda nagu potentsiaalsete tulevaste kandidaatide seast ära, eks. Aga kas see on siis viga? No see võib ka väga õnnelikult lõppeda, ma arvan. Eks üleüldse värbama minnes, ega me tegelikult mitte kunagi me ei tea, kuidas see protsess lõpeb. Kelle me siin lõpus värbame, kas me üldse kedagi värbame, kui palju meil kandidaate ja kõik see pool, et see võib lõppeda väga õnnelikult, aga see võib sulle maksma minna tegelikult palju rohkem aega. Ehk et sa alustad ühe otsinguga, palud, ütleme siis kodutööd kohe alguses, sa saad mingi portsu kandidaate, sa töötad kõik need kodutööd läbi, sul selgub lõpuks, et ei ole ikka päris see, ei ole päris seda või juba kohtud inimestega, et siis sa saad aru sellest. Ja siis sa alustad ju otsast peale. Jah, sest sul ei ole enam seda talendibaasi, kes muidu oleksid võib-olla esimeses voorus saatnud enda CV ja kontaktandmed, sa ei saa neid nüüd enam läbi töötada, eks ole. Ja kui sa vähegi paistad oma ettevõtte positsiooniga tööportaalides silma, siis kandidaadid ju mäletavad. Kuule, neil oli alles see töökuulutus üleval, miks nad uuesti otsivad, miks nad ei leidnud, kas seal on midagi valesti. See kohe viskab neid punaseid lippe kandidaatide koha peale ka. Ma arvan seda, et kui sa kohe alguses palud teha kodutöö, siis sa tegelikult peletad sellega need inimesed eemale, keda sa tegelikult kõnetada tahtsid. No mina näen siin 2 viga veel lisaks sellele, et kodutööd üldse, et millal küsida ja kas küsida, eks ole, on see, et esiteks, mis mahus sa seda küsid ja teiseks, et kuidas sa seda nagu tagasi sidestad. Et kui ikkagi inimene nagu jällegi paneb 8 tundi või võib-olla 16 tundi, tavaliselt inimesed panevad alati rohkem, et pingutada rohkem, kui nad on motiveeritud. Ja sa lihtsalt paned selle oma kandidaatide haldussüsteemist automaatse emaili teele, et aitäh, et kandideerisid, rohkem sind vaja ei ole, eks ole. Inimene on võib-olla saatnud mega sisuka hea strateegia dokumendi sulle ja see ongi nagu arusaadav, et inimesed tunnevad emotsionaalselt, et neil on nagu liiga tehtud, eks ole. Aga mis te arvate, mis on nagu selline piir kodutöö mahu osas, et kas seal nagu peaks eristama mingid lihtsamaid ametikohti ja nagu kõrgemaid nagu juhtivaid ametikohti, et kas seal juhtivatel kohtadel peaks mahu mõttes nagu see kodutöö suurem olema või mis te arvate üldse, mis võiks olla üks kodutöö maht, kas üks tööpäev on liiga palju? Ma tooksin tegelikult hoopis teise mõtte siia sisse, mis puudutab üldse seda, et kas kodutöö
on hea asi, mida teha või kuidas seda üldse läbi viia, sest mida meie värbajatena täna näeme CV-de puhul, kõik on ideaalsed, kõik on AI poolt nii ilusaks kujundatud ja kui varem paistsid pärlid selle massi seest väga hästi silma, siis täna on mul 200 ideaalset CV-d. Ehk siis kui me kasutame kodutööd värbamisprotsessis, siis me peame arvestama sellega, et need kodutööd võivad samamoodi olla kõik AI poolt tehtud, väga ideaalsed ja sa ei saa tegelikult kandidaadi kohta adekvaatset infot. No ühesõnaga ma saan aru, see lühidalt, mis sa tahad öelda, on see, et see kodutöö peab olema hästi läbimõeldud, et sa ei saa lihtsalt teha mingi, et tee mulle strateegiadokument, siis AI-ga sa suudad strateegiadokumenti teha, eks ole. Nüüd on küsimus, et mida sa kodutööst otsima lähed, on, et kas seda nagu, kas inimene suudab seda strateegiadokumenti või mis iganes nagu plaani siis implementeerida ka pärast. Palju parem oleks näiteks intervjuu käigus küsida mingisuguseid küsimusi, et aru saada, kuidas inimene mõtleb ja kuidas ta mingit olukorda lahendaks, et ma arvan, see annab palju rohkem infot kui AI poolt genereeritud ideaalne strateegiadokument. Ma olen ise tähele pannud, et kasutatakse ka seda, et kodutööde puhul öeldakse, et AI ei ole lubatud, aga väga selgelt kommunikeeritakse nagu siis Boltis välja, et see ei tähenda, et tööl ei ole lubatud, lihtsalt ma tahan nagu selle kodutöö raames, et sa ei kasutaks, ma tahan näha, kuidas sinu mõte töötab, on ju. Et selles suhtes, mida Sandra, sina ka kasutanud oled sellist? Mina tulen selle kodutöö sisu juurde võib-olla korraks tagasi selles osas, et mida mina olen kuulnud erinevatelt inimestelt, kes erinevatele positsioonidele kandideerivad, on see, et osad ettevõtted jätavad kandidaadile justkui mulje, et ta teeb justkui nagu nende tööd ära. Et räägime siis, kui on vaja näiteks mingit artiklit kirjutada, siis hiljem ju hea seda artiklit ise kasutada on ja kui kandidaat tööle ei saa või kui on vaja programmeerida mingit lõiku näiteks testiks või kodutööks, et kindlasti ei tohi kandidaadile selle kodutööga jätta muljet, et hiljem ettevõte saab seda kasutada oma töös päriselt ära, isegi kui sina tööle ei saanud. Jah, aga see on vist paratamatu, eks, et ükski meie idee või mõte ei ole unikaalne nagu selles kontekstis, et kui me võtame näiteks, ma ei tea, turundusrolli, et kui sa teed mingi turunduse kampaania ja siis see sama kampaania, sa hiljem näed, et see ettevõte on nagu kasutanud seda sinu mõtet ja siis see mõte võib-olla, mis sa sinna kirja panid, ei pruugigi sinu mõte olla, võib-olla mujal maailmas seda tehti juba, et seal on väga raske niikuinii neid piire tõmmata, et mis on siis see nii-öelda inimese looming päriselt nagu unikaalne looming ja mis on siis nagu nii-öelda et keegi kuskilt jõudis samasuguse tulemuseni lõpuks on ju majas sees. Okei, aga... Lisan korra selle kirja lõpus oli lause, et kandidaat tegi küll kodutöö ära, aga lõpuks sai ühe sõnalise tagasiside põhimõtteliselt, et ühe lausega, et see tagasiside on ülioluline ja ma ütleks, et ma üle päeva ma kuulen seda, et kandidaadid ei saa tagasisidet. Ja kust mina alustasin oma värbaja teekonda aastal 2019 ja esimese paari kuu jooksul mul oli laual projekt, kus ma pidin siis nii-öelda inimesi siht otsima, leidsin ideaalse kandidaadi, nagu sõna otseses mõttes ideaalse kandidaadi suht kiiresti ja pöördusin tema poole ja ta ütles mulle, et ta kandideeris mõni aeg tagasi sinna ettevõttesse ja ta ei saanud üldse tagasisidet. Ja kahjuks ettevõtte tegi endale sellega karutööne ja ma ei saanud seda kandidaati meie valikusse. Et me jääme päriselt väga headest kandidaatidest ilma, kui me tagasisidet ei anna. Kui sul ei ole aega, kui sul on päriselt mass, ütleme, et sa täidad assistendi või mõnda müügiesindaja rolli, anna midagigi, et proovi kuidagi nagu sõnastada see iga kord natuke teistmoodi, aga anna mingitki tagasisidet, sest kandidaadid päriselt ootavad. Ja täna mina oma töös väga tihti saan kandidaatidelt oma tagasisidele
nii-öelda tagasi vastuseid, mis on stiilis, et aitäh, aitäh, et andsite mulle tagasisidet. Ja kui ma loen neid meile, mis nad mulle vastu saadavad, siis ma olen nagu appi. See tõesti vist ei ole kuskilt nagu väga tagasisidet saanud. Ja see on kurb, päriselt kurb. See vist on see ka, et sa võiksid vähemalt nagu rolli keskse tagasisidet anda, et mitte ainult, et sa kasutad seda ametinimetust, vaid nagu see tagasiside kiri võiks nagu kuidagi peegeldada seda rolli, et lihtsalt seda, et see, nagu see sinu see profiil ei sobinud sellega, lihtsalt see on nagu minu subjektiivne arvamus, eks ole, või noh, meie siis värbamisspetsialistide subjektiivne arvamus on, et see roll ei ole sinu jaoks, on ju. No see oleks ideaalne selles mõttes kuidagi, aga samas me peame andma tihti ka tagasisidet inimestele, kes tegelikult oma profiililt sobiks, aga nad kandideerisid näiteks liiga hilja. Ja õige kandidaat oli juba esimeste kandideerinute seas. Et siis on jällegi see, et sul on vaja natuke teise nurga alt mõelda. Mitte, et oleks vale öeldagi kandidaadile, et ausalt, et roll on juba tänaseks täidetud ja valituks osutus keegi, kes oli esimeste kandidaatide seas. Et noh, natukene luisata ikka võib. Aga teisalt, kui sul on, ma ütlengi, sul on 200-300 kandidaati, siis ideaalne oleks see, kui igaüks saaks personaalse tagasiside. Et sul oli see oskus puudu või noh, valituks osutus kandidaat, kellel oli see oskus, aga see on üliajamahukas. No see on mõistetav aga noh, kui me räägime näiteks kodutöö kontekstis, ma saan aru, et noh, kui te ise soovitategi viiele top kandidaadile näiteks selle kodutöö saata, et see peaks olema nagu tehtav, et sa annad personaalselt tagasisidet, eks ole. Et seal kindlasti automaatkiri, et kui inimene juba kodutöö teinud, no see ei alla igasuguse kriitika on see. See tagasiside võiks olla juba telefoni teel antud. Kui sa oled juba nii, noh, selles mõttes kodutöö faasis, mis tegelikult võiks olla ju värbamisel lõpus. Okay. Tahad Sandra midagi lisada selle teema kontekstis või lähme järgmise juurde? No lähme järgmise juurde. Intervjuul küsiti väga detailselt tehnilisi küsimusi, mis ei olnud üldse seotud selle rolliga, kuhu kandideerisin. Tundus, et testitakse lihtsalt üldist tarkust, mitte sobivust. Mul tuleb kohe meelde, Annika rääkis kööginurgas, et tal on üks klient, kes otsib näiteks ringi pindala valemit inimese käest peast, et kui inimene läheb nagu töövestlusele, siis küsitakse ringi pindala valemit, et see läheb umbes vist sinna kategooriasse, et kas see on üldse nagu loogiline, et sa lihtsalt testid tarkust, mitte sobivust või intelligentsi. Ma arvan, et mingid pistelised küsimused on okei. Sõltub muidugi positsioonist, kuhu see inimest värbamas oled, sest ma tean, et ettevõtted, kes näiteks jaemüügi esindajad on siis need äkki on ju, jaemüügi kliendi esindajad on selline amet on ju. No, ühesõnaga, jaemüügis tegeleb nii-öelda selle poolega, siis intervjuudel küsib näiteks küsimuse, et mitu liitrit on ühes Coca-Cola plokis, kus on 2-liitrised Coca-Colad. Et noh, kui palju neil seal nii-öelda kokku liitreid on, sest see on selline asi, mida neil on vaja kiiresti igapäevaselt pisteliselt teada, lihtne matemaatiline arvutus, kui kiiresti sa suudad seda teha. Ja inimesed ei tule toime selle küsimusega. Andra, mis sina arvad, sa lähed töövestlusele ja keegi küsib, mis on mingisuguse ministri nimi ja kes oli eelmine minister ja üle-eelmine minister? Laia silmaringi küsimus. Ei, minu jaoks ei ole okei. Selles mõttes, et minu arvates võiks ikkagi jääda selle rolli juurde ja küll aga ma ise fänn on väga palju selliseid kergelt filosoofia hõngulisi või selliseid maailmavaatelisi ja pehmeid küsimusi, et aru saada, kes see inimene on, mida ta elus tähtsaks peab, kuidas ta üldse mingisuguseid olukordi näeb, et ma ise pooldan seda küll, aga mitte mingisuguseid faktiküsimusi ja ei tohi ära unustada ka seda, et tööintervjuu on inimese jaoks küllaltki selline stressirikas situatsioon, et see, et ta ei suuda seal peast arvutada, see on täiesti tüüpiline. Kas see peaks olema üldse nagu mingi hindamiskriteerium või see on lihtsalt nagu see pingetaluvustest põhimõtteliselt, et noh, et sa pead nagu mõtlema ka, et mida sa vist nende küsimustega nagu otsima lähed, on ju, et võib-olla see inimene on
tasemel spetsialist, aga lihtsalt jääb hätta mingisuguste lihtsamate tekstiülesannete. No, mul ka koolis, ma matemaatikas oli tegelikult 4-5, aga ma vihkasin tekstiülesanded, ma lihtsalt vihkasin neid, sest et mulle ei meeldinud need ja ma isegi ei viitsinud seal pingutada väga, kuigi tegelikult loogiline mõtlemine ja selline inseneri nagu vaist on tegelikult olemas, no. Ja võib-olla ma arvan, mingites olukordades ja mingites kontekstides ei otsitagi seda võib-olla õiget vastust, vaid vaadatakse seda, et kuidas inimene selle olukorra ära lahendab, kuidas ta sellele reageerib. Sa võid ju kandidaadina tegelikult vastu küsida ka, et miks see hetkel oluline on, sest intervjuud ja vestlused on ju kahepoolsed. See on tegelikult väga hea küsimus ja ma arvan, et see küsimus peegeldaks seda, et sul on kriitiline mõtlemine olemas, et sa esmalt küsid, miks ja siis hakkad tegutsema, eks ole. Et see on päris huvitav lähenemine, soovitaks kõigile. Yeah. Ja see annab lisaks ka mõtlemisaega sulle, eks ole. Et siis samal ajal, kui see inimene nagu selgitab, miks see vajalik on, sa saad peas juba seda matatehet teha. Ühel vestlusel, kui ma kunagi käisin, see oli grupivestluse stiilis, siis meil anti seal selline ülesanne, et iga üks sai laua pealt ühe pildi, minul oli avokaado pilt ja paluti siis ennast läbi selle pildi kirjeldada. Ja võt need on need ülesanded, mis mulle ei meeldi. Absoluutselt ei meeldi. Need on parimad ülesanded. No, vaata, kus erinevus tuleb. Kas sa kandideerisid kuskile näiteringi? Ma kandideerisin värbajaks. Väga suurde ettevõttesse. Aga no ühesõnaga see loogika seal taga siis on see, et see tööandja, see viga on see, et sa ei tohiks panna nagu seda kandidaati või tööintervjuu nagu jooksul halvasti tundma ennast, et see on pigem see, et sa nagu pead nagu ikkagi sõbralikku keskkonda nagu hoidma, et see lihtsalt ja pead nagu mõtlema, et miks sa seda küsid ja kas see küsimus võib mõjuda kuidagi negatiivselt, et pigem nagu niipidi siis on, et kas see on vajalik küsimus, et täna näiteks ma ei tea, need igasugused loogika ülesanded ja nii edasi, et inimesed ju kasutavad AI-d, et noh, et kas sul on üldse nagu vaja igat sellist asja nagu küsima minna, et see on alati. Ma tooksin selle mõtte ka veel juurde, et mida professionaalsem intervjueerija on, seda rohkem ta oskab küsida küsimusi ümber nurga, ehk siis kui algselt võib kandidaadile jääda mulje, et issa, miks ta seda küsis, siis tegelikult võib olla see küsimus väga hästi läbi mõeldud ja tegelikult värbaja saab läbi selle küsimuse inimese kohta midagi väga huvitavat teada. Okei. Nii, aga hüppame järgmise juurde. Palgast räägiti alles viimases voorus ja see oli täiesti teistsugune, kui ma ootasin. Oleksin seda varem teadnud, poleks ma selle protsessiga nii kaugele läinudki. Ja siit minu esimene küsimus on kohe see, et kas sa ise küsisid varem seda palka? Kandidaadid ei julge tihtipeale küsida, aga mina ütleksin seda, et palk on üks olulisemaid detaile, mis tuleks kohe esimeses etapis üle kalibreerida, sest mis mõtet on inimestega pidada pikki intervjuusid, kui tegelikult palgaootused absoluutselt ei klapi. Ja ma ikka olen imestunud selle üle, kui ma küsin kandidaadi käest tema palgaootust ja ta hakkab keerutama. Et selles mõttes minu arvates palgast rääkimine ei tohiks olla enam tabu, vaid inimene peaks julgema päriselt öelda, milline on tema ootus, milline on tema nii-öelda standard, kus ta alla enam ei lähe. Õnneks see osa meil nüüd kohe muutub seadusega, et seda palgainfot tuleb varem avalikustada. See küll ei tähenda, eks ole, väga tihti mõistetakse valesti palkade läbipaistvus direktiiv. Meil oli väga huvitav podcast episood sellel teemal. Põhimõtteliselt esimeses voorus siis nii-öelda pead siis avalikustama selle, et jah, ma olen nõus, et see laheneb, aga et inimesed ei ootaks, et nüüd kõik palgad kohe avalikuks lähevad. Ja. Aga loodame, et hästi paljud ettevõtted ei tea seda, et nad peavad esimeses voorus seda palka nii-öelda välja ütlema, vaid varsti me näeme ilusti, kes kus kui palju pakub. Aga jah, eks see palk on alati selline teema, millest on palju rääkida, sest tihtipeale on ka ettevõtted ise sellised, et aga mis te soovitate talle palka pakkuda? Küsivad nii-öelda värbajate käest seda arvamust.
Ja siis värbajad ütlevad hästi kõrge numbri või hästi madala. Kuidas te lähtute tavaliselt sellises olukorras? Pigem räägime kõrgematest numbritest. Lihtsam leida tööd. Meie räägime nendest numbritest, mida me näeme, mida kandidaadid küsivad. Ja mis on kandidaatide selline keskmine ootus. See on ka üks väga suur pluss, miks üldse värbamisteenus väljaspoolt sisse osta, et sul on tegelikult ju talent pool olemas, kus sa näed, et nagu mis need ootused on ja varasemad kogemused samadel profiilidel. Et väga selgelt saad nagu, et sa ei pea nagu kallist palgaraportit ostma minema, et tegelikult turust päris hea ülevaade saada, et kas sa maksad õiglast palka ja mis see palk olla võiks. Ja kandidaatide koha pealt ka, et ma täitsa saan aru sellest tegelikult, et miks kandidaadid võib-olla ei taha öelda, mis nende ootus on, sest nad kardavadki jääda valikust välja, et neid ei kaasata edasi. Aga ma tahaks loota ja ma tahaks uskuda, et me ikkagist ajas liigume sinna poole, et kui kandidaat isegi avaldab arvamust ja ütleb mingi numbri, mida ta soovib ja ettevõte ei saa talle otsest numbrit pakkuda, aga tegelikult on taustalt nagu väga hea, et me ei jäta teda kohe kõrvale, vaid me saamegi läbi rääkida, et alguses võib-olla alustame selle numbriga poole aasta pärast, kui oled ennast päriselt heast küljest näidanud ja oled teinud ootustele vastavat töölt, et siis me saame juba tegelikult üle vaadata selle. Ma arvan, et see paar 200 eurot ei pigista kellegi rahakotti nii kinni. No siin ühesõnaga ei tasu väga pikalt vist kokkuvõtlikult saabki öelda, et palk, sellest tuleb rääkida, see ei tohi olla salajane mõlemad poolt, mõlemad peavad olema julged ja päriselt sellest julgema rääkida ka, sest muidu on põhimõtteliselt see protsess pikk, lohisev ja lõpuks sa avastad, et sa ei sobi sinna või sa ei taha seda inimest saada, sest on liiga kõrge ootusega. Aga hüppame järgmise juurde. Sain pakkumise kiiresti ja pidin sellele vastama paari päevaga. Mul ei olnud aega rahulikult läbi mõelda ega teisi variante kaaluda ega ka kodustega päriselt see asi läbi arutleda. Mis te arvate, mis viga siin tehtud on värbamisel? Kiirustamine. Keegi on mingi müügihai olnud, üritas diili kiiresti ära close'ida. Jah, eks see surve ju tegelikult värbamisel tuleb igalt poolt. Tuleb nii-öelda tiimi poolt, kuhu inimest otsitakse. Tuleb juhi poolt, kelle tulemused sõltuvad oma tiimitööst ja olgem ausad ka värbajate endi poolt, kes tegelikult ju tahavad diilid lukku saada ja võib-olla järgmiste otsingutega edasi liikuda. Aga et kandidaati niimoodi kohe survestama hakata, siis päris õige see minu hinnangul ei ole. No siin kindlasti loeb see ka, et kas see kandidaat on ainult ühe nii-öelda vooru läbi teinud, et peale esimest vestlust kohe järgmine päev tehti talle pakkumine ja anti paar päeva mõtlemisaega või ta on juba mitu korda käinud, et sellest nagu ka oleneb, aga minu arvates selline 3 päeva mõtlemisaega on täiesti normaalne, mille jooksul inimene võiks oma otsuse ära teha ja loomulikult ei saa unustada ka seda, et millist positsiooni siis otsiti, et kui me räägime, ma ei tea, näiteks poemüüjast või laotöötajast, et selliste ametikohtade puhul see ongi tegelikult hästi tavaline, et tuleb kandidaat, sobib, tehakse otsus ja oodatakse vastust, on ju. Aga mida keerukamaks me lähme, mida raskem positsioon, seda rohkem tahab ka kandidaat siis mõelda ja veenduda selles, et see on nagu õige koht tema jaoks. No kandidaadi perspektiivist mul ei ole aega ju praeguse tööandjaga nii-öelda vastupakkumist arutada, kui ma ainult 3 päeva mõtlemisaega saan, et mulle reedel tehakse pakkumine ja öeldakse, et esmaspäeval tahaks vastust saada, siis mul ei jää ju tööpäevi, et oma praeguse tööandja juurde minna ja öelda, et kuule, et näed, mul tehti selline pakkumine, eks ole, et see on võib-olla hea müügitrikke, kuidas siis kiiresti kandidaat ära saada, aga sellest nagu lähtuvalt, et ongi see küsimus, et kui palju peaks üldse selliseid müügitrikke ja selliseid closing'u või nagu selliseid diilide või lepingute kinnilöömise nippe kasutama, kui sa oled värbaja või värbavas rollis. Et kas see võib olla nagu mingisugune selline dealbreaker ka pigem just ja kahju teha sulle, mitte head? No sa võid jätta ikkagi meeleheitliku mulje, kui sa
survestad. Et pigem tasuks läheneda selliselt, et näiteks anda kandidaadile lihtsalt suusõnaliselt info, et me oleme otsustanud sinuga edasi minna ja me jääme ootama sinupoolset tagasisidet, oleks hea, kui sa saaksid seda esimesel võimalusel anda. Aga mitte nii, et pannakse sulle kirjalik pakkumine lauale ja oodatakse sinna mingisugust kinnitust, on ju, Antud kirja puhul oleks kindlasti huvitav teada seda, et mis protsess eelnes sellele pakkumisele, et kui mitu kohtumist seal oli või ei olnud. Et see annaks paremat ja võib-olla kõlapinda arutlemiseks, aga ma arvan, et ka ettevõtete poolt tuleb ikkagi selliseid rutakaid otsuseid. Täpselt see, et surve tuleb igast kohast ja lõppude lõpuks on see võib-olla kiiresti värvatud inimene või et lihtsalt oleks nii-öelda koht täidetud, siis jah, see ajutiselt see lahendab mingi probleemi ära. Töökoormus on uuesti hajutatud, inimene on tööl, kõik hakkab edasi liikuma, aga võib-olla poole aasta pärast me oleme alguspunktis tagasi. Sest et me saame aru, et okei, tegelikult see inimene ikkagi ei olnud päris see on ja või saab kandidaat aru, et ei olnud päris see, et selline parem keegi kui mitte kedagi on siuke ajutine lahendus, aga tegelikult pikaajaline probleem. Kui siis nii öelda. Järgmine kiri on vastupidine, et pärast viimast vestlust või sellist kinnitusvooru, et jah, ma sobin, lubati anda nagu siis lepingud ja dokumendid saata nädala jooksul, aga siis läks 1 nädal, 2 nädalat, 3 nädalat ja lõpuks pidin ise uurima, et mis nüüd sellest dokumendist sai, et kus need jäävad. Ja punased lipud lehvivad jälle igalt poolt. No kui ettevõte, ma räägin nüüd selle nurga alt, et kui ettevõte niimoodi käitub, mis võib-olla võib juhtuda ja mida väga palju juhtub, on see, et sa jääd kandidaadist ilma. Ja taaskord, sa alustad otsast peale. Ja kui me jõuame nende mõtetega meie vestluse algusesse, siis kandideerimised, värbamised, kogu protsess tuleb aastsetini päriselt läbi mõelda, et kuidas see liikuma hakkab ja kes on see vastutav inimene. Siis on hea pärast kellegi peale näpuga näidata, on ju, kui sellised probleemid on. Aga jah, see näitab kohe, et ju siis võib-olla ei ole nii kiire, aga samas kandidaat on ju ise kogu aeg ootel ja selle paari nädala jooksul võib mõni teine ettevõtte tal turjast kinni saada ja läinud ta ongi. Andra, kas see üks värbamisviga selle kontekstis võib olla ka see, et ettevalmistus on tegemata, et nagu nüüd ütleme, me saame sisuliselt lepinguga edasi minna, aga personalijuht on puhkusele läinud vahepeal, keegi nagu majas sees ei oska nagu neid dokumente siis niimoodi seaduslikult kokku panna, et siis saaks ära kloosida selle diili lõpuks või mis see viga võib olla seal? Ja ilmselgelt, kui personalijuht läheb puhkusele, siis ta peaks enne puhkust nii-öelda põhjad valmis tegema, et vajadusel keegi saaks asendada. Aga minul pigem tekib küsimus selles kohas, et kui me alustame värbamisprojekte, siis on tihtipeale kõigil hästi kiire. Nii Parem, kiire, kui inimene oleks juba eile olnud, on ju. juba eile oli vaja, aga siis, kui protsess on käimas, siis on justkui aega väga palju. Et kandidaadi jaoks ja ka värbaja jaoks on ikkagi huvi teha see protsess võimalikult kiiresti läbi ja kui kuskil tekivad mingisugused toppamised, siis see ei ole mitte kellegi huvides, on ju. Ei ole kandidaadi huvides, ei ole tööandja huvides, et siin jah, peab ikkagi hoidma kogu aeg seda kätt pulsil ja kokku leppima kohe alguses, et kes on vastutaja mingisugustes etappides. Ja, kui kõik vastutavad, siis tegelikult ei vastuta mitte keegi. Ja, nii et see viga ei ole mitte ainult see, et sa jääd kandidaadist ilma, vaid see nagu on aherreaktsioon sellele, et sul on nagu ettevalmistused nagu põhjalik töö tegemata, et mis saab siis, kui inimene ütleb jah sulle. Ja tegelikult on väga okei ju ka see, kui lepitakse kokku, et me saadame sulle kirjaliku tööpakkumise, mis on siduv, me ootame sinu vastust sellele, sa kinnitad, et sa tuled meie juurde tööle ja töölepingu allkirjastamine toimub tööle asumisel.
ma ise mõtlen, et siin võib olla ka see võib-olla üks viga, mis tehakse, et äkki hakatakse kahtlema, et kas see on ikka õige otsus, on ju. Need on võib-olla need mõtted, mis kandidaadi pähe tekivad. Aga noh, ringiga jõuame jälle sinna kommunikatsiooni taha, et noh, võib-olla personalijuht pidi minema kiiresti puhkusele, võib-olla pidi olema keegi teine vastutaja, kellelgi midagi juhtus on ja, et noh, me mitte kunagi me ei tea seda tausta, aga kommunikatsioon peab olema. Väga õige, et ausalt võib ju rääkida ka, et näed, natukene läheb aega, aga et me muidugi see kandidaadi jaoks ei ole mingisugune vastus, et me kindlasti võtame su, et võib-olla ta peab juba teises kohas ka ütlema jah või ei, et siis see võib tema nagu elu mõjutada, et siis ta pigem liigub edasi, et igal juhul tuleb kindlasti nagu mingisugused siduvad diilid ära teha. Minul on üks näide tuua ühe ettevõtte seisukohast siis siia teemasse, kus kandideerimisprotsess ja värbamine läks üsna edukalt, päris head kandidaadid tulid ja lõpus olid ka kandidaadid, 2 tugevat kandidaati olid olemas, kes minu arust käisid ka mõlemad 2 vestlusel ettevõtte juures. Ja lõpuks valiti siis inimene välja, taheti pakkumist teha, aga kuna selle ettevõtte, emaettevõtte oli Rootsis, siis emaettevõtte tõmbas piduri peale ja ütles, et me ei anna teile nagu seda ressurssi, et uus inimene tiimi võtta, et te peate olemasolevaga hakkama saama. Ehk ka selliseid olukordi võib ette tulla. Et ütleme, tütarettevõtte ja emaettevõtte oma vahel nagu vaidlevad, aga noh, jällegi võib-olla mingid ettevõtted ei taha ausad olla sellistel hetkedel. Jätab halva maine võib-olla. Aga jah. Okei, aga järgmise juurde. Ma olin keskendunud sellele, et jätta hea mulje töövestlusel, et ei osanud isegi küsida praegu mitte midagi lisaks, aga tööle tulles sain aru, et oleks pidanud uurima tiimi ootusi ja töö sisu palju rohkem, sest et sain aru, et olen valesse kohta sattunud. Kas siin on nagu pigem selle kandidaadi enda rumalus või on see ikkagi mingi värbamisviga? Mina arvan, et see ei ole kandidaadi rumalus. Selles mõttes, et nagu ma enne ütlesin, siis tööintervjuu on stressiolukord ja kuigi värbaja ülesanne on tekitada seal töövestlusel see õhkkond, kus kandidaat saab ennast mugavalt tunda ja kus ta nii-öelda pinge läheks võimalikult väikeseks ja ta julgeks küsida kõiki neid küsimusi ja tal oleksid need ka meeles, siis peab arvestama sellega, et tihtipeale ju peale töövestlust kandidaat mõtleb, et oih, ma ju tahtsin veel seda küsida. Aga tegelikult on väga okei ka neid küsimusi hiljem küsida, et kui jäi midagi nii-öelda täpsustamata. Aga tegelikult mina seda väga suureks selliseks värbamisveaks ei loe, sellepärast, et neid olukordi on olnud minevikus, on praegu ja tuleb kindlasti ka tulevikus ette. Aga see on vist natuke see ka, et inimesed nagu mõistavad asju erinevalt ja kui sa ütled ühte asja, siis üks inimene saab ühtemoodi aru, teine teistpidi aru, et lõpuks ongi raske, et lihtsalt võimalikult ligilähedaselt tuleks kommunikeerida ja selgitada. Lõpuks on see ka, et paari vestlusega sa ei saa ikkagi anda inimesele tervikülevaadet ja väga palju asju selgubki alles töö käigus, et kõik ei ole võimalik nii-öelda ette mõelda või ette näha, aga loomulikult ideaalmaailmas oleks hea võimalikult palju asju ikkagi. Aga värbamisvigadest lähtudes siis pigem nagu tasub mitte üle lubada ja see toobki järgmise punkti juurde ja järgmise kirja juurde, mida Sander, sa võid kohe nagu lahkama hakata, et see üle lubamine tundub, siin on probleem, et töökuulutuses lubati paindlikku tööaega ja kaugtööd. Tööle tulles selgus, et tegelikult oodatakse iga päev kontoris kohalolekut ja paindlik tööaeg tähendas hoopis midagi muud. Et see vist on see, et sa lubad üle ja siis tegelik nagu situatsioon hädavajalik on kandidaate leida ja paindlikku tööaega mõistetakse väga erinevalt. Ja, kes mõtleb, et paindlik tööaeg on see, et ma võin alustada kuna tahan ja lõpetada kuna tahan, et peaasi, et töö on tehtud ja kes mõtleb paindlikkuse all seda, et sa võid ära käia arsti juures või midagi sellist. Aga see on petmine. Mina ütleks, et see on natukene nagu petmine, et kui sa alguses lubad ühte ja siis inimene läheb tööle ja kõik on 180 kraadi hoopis teistpidi,
siis see on petmine. Mhm. Ja see pigem kahjustab ettevõtte mainet, sest et kui see inimene ühel hetkel seal töölt ära läheb, õigemini isegi kui ta veel seal tööl on, siis noh, tema lähikondlased ju kindlasti teavad seda ja nii see hakkabki levima. Aga mis hetkel on selline käitumine või selline lähenemine võib-olla okei, on siis, kui inimene lähebki uuele positsioonile ja alguses, ütleme siis katseajal esimesed need 4 kuud, ta ikkagist käib kohal, et õppida kogu seda süsteemi tundma, kogu seda ettevõtet tundma, oma tööd tundma, et siis on nagu aktsepteeritav. Aga hiljem ikkagist, et kui sa oled välja lubanud seda paindlikkust, siis palun paku seda paindlikkust ja kodukontori võimalust. Aga mis te arvate sellisest situatsioonist, kus alguses lubatakse paindlikku tööaega ja kaugtööd ja kõike, aga ajas näiteks muutub see paindlikkus näiteks selles kontekstis, et sul juhid vahetuvad, sul mingisugused ettevõtte poliitikad vahetuvad, et mis sellises kontekstis näiteks, et kas see on pigem siis see, et kas siis tööandja, et ma ju tulin hoopis teistel tingimustel tööle, et mis te sellest arvate, et kas see nagu on värbamisviga või see pigem on loomulik orgaaniline protsess, mis ettevõtetes niikuinii läbi käib, see juhtide vahetus, igasuguste nagu süsteemide vahetus ja nii edasi? No see on loomulik orgaaniline protsess, see on elu, et me olemegi kogu aeg muutuste keskel ja me ei saagi eeldada, et need tingimused, mille alusel me tööle tulime, et see kõik on ka, ma ei tea, aasta, 2-5 pärast, et No minul on mitmeid mõtteid selle teema koha pealt. Minu esimene mõte on see, et kas antud muudatuste kommunikatsioon on olnud päriselt läbipaistev ja töötajad ümberringi teavad, mis probleemi me täna lahendamas oleme, miks antud otsus vastu võeti. Minu kui töötaja esimene mõte on see, et me liigume ajas tagasi. Et mis nõukaajal me nüüd elame. Aga teisalt, kui on aus ja läbipaistev kommunikatsioon, siis me oleme arusaajad inimesed. Aga eks ikka, ma arvan, et sellist negatiivset reaktsiooni alguses tuleb ja kõige suurem küsimus võib-olla hakkabki tekkima siis sellest, et kas mind enam ei usaldata oma tööd tegema. Need inimesed on ikkagi emotsionaalsed, et see kommunikatsioon nagu lahendab asja tavaliselt, et selline läbipaistvus ja see on ikkagi asjakohane. Ja see tegelikult toob järgmise tagasiside või sellise kirjakese juurde ka see nagu, et olukord võib ju muutuda, et mind meelitas uuele töökohale ettevõtte kiire kasv. Mõtlesin, et see tähendab arengut ja võimalusi, tegelikkuses tähendas see, et protsess ei olnud ja kõik muutus iga nädal. Põnev oli, aga väga väsitav ja lõpuks nii-öelda kiire kasv aeglustus ja ka palganumbrid ei kasvanud enam nii kiiresti. Ehk siis, et nii-öelda, et kui ma nüüd värbamisprotsessis lähen müüma seda kiiret kasvu ja inimene tuleb selle kiire kasvu nagu saatele, et ta lõpuks siis pettub või see nagu orgaaniline protsess on siis seal see, et see ei ole enam nii kiire kasv, palgad ei kasva nii kiiresti, protsessid võib-olla ei kasva ja nii edasi. Et mis te arvate sellest? Kas see on viga või ei ole? Mina arvan, et ei ole. Sellepärast, et kui ettevõte on kiires kasvufaasis või kiires sellises muutumises, siis sa ei saa kunagi kindel olla, et kõik läheb täpselt nii, nagu oli planeeritud, vaid ongi vaja kogu aeg dünaamiliselt plaane ümber teha, vaadata, kohendada, et see käib selle protsessi juurde, et võib-olla lihtsalt kandidaadil oli endal peas loodud mingi ideaal sellest, kuidas kõik läheb ainult ülesmäge, aga ta ei olnud arvestanud sellega, et mis siis, kui on ju. Mina käsitleks seda natuke teise nurga alt ja just selle nurga alt, et mida see kiire kasv tähendas. Mida see kiire kasv tähendas selle ettevõtte jaoks ja mida see kiire kasv tähendas selle kandidaadi jaoks. Et kas värbamise protsessis taaskord oli see punkt läbi räägitud. Võib-olla kandidaat arvas ühte
ettevõte arvaski nagu teist, et ettevõte näeb, et ettevõte kasvab kiiresti ja tulebki palju ootamatusi ja uusi võib-olla tööülesandeid ja kohustusi. Aga kandidaat luges kiirast kasvust välja justkui mõtet, et tema saab ettevõttes kiiresti kasvada. Ma ei tea, kui mitu korda ma tänase podcasti jooksul olen kasutanud sõna kommunikatsioon, aga ma ütlen seda veel kord. Kommunikatsioon. Mul oli just Uusmaa maakleritega üks episood podcastis, kus me rääkisime, et maakler on nagu partner siis nii-öelda müüjale või ostjale, kinnisvara müüjale või ostjale. Ja tegelikult mulle tundub, et värbamisspetsialist on ka nagu see nagu kommunikatsioonipartner tegelikult lõpuks on ja et jah, teil on mingisugused hard skill'id, mida te nagu rakendate, et inimesi leida, otsida ja siis close ida, aga lõpuks ikkagi te olete nagu see kommunikaator selle nagu kahe osapoole vahel on ju. Nii, aga nüüd kaks viimast väga sarnased, ma loen nad korraga ja siis üritame lahata neid. Et mind palgati kiiresti ja tundus, et kõik on minust väga elevil. Paari nädala pärast sain aru, et keegi ei oska päriselt öelda, mida ma tegema peaksin. Veetsin palju aega ise rolli leiutades. Ja siis tekkis selline üks kiri sinna otsa veel, et kandideerisin graafiliseks disaineriks, kuid tööülesanded olid selged, kus tööülesanded olid selged ja ametijuhendile vastavad. Tööle tulles hakkasin lisaks tegema SEO-d, reklaame, uudiskirju, kodulehte, kujundusi ja natukene CRM-i ehk siis müügitarkvara ka. Iga asi eraldi oli loogiline, kokku tuli täiesti uus amet. Ehk siis nagu üks on siis selline kontekst, et nagu põhimõtteliselt inimene tuleb ja nüüd hakkab hoopis teist asja tegema, mida siis ei ole räägitud, et me tuleme nagu algusesse tagasi põhimõtteliselt. Mis viga siin tehtud on nende 2 punkti juures? No kommunikatsiooni viga. Kommunikatsioon. No värbamisprotsess ja värbamine ei lõppe sellel hetkel, kui kandidaat paneb töölepingule allkirja alla. See läheb edasi. Ja hetkel on viga olematus sisseelamisprogrammis, protsessis, kuidas seda nimetada. Et oli näha, et kandidaadi järgnevad töönädalad ei ole läbimõeldud, ei ole talle loodud või määratud ühtegi otsest nii-öelda mentorit, kes oleks tema kõrval, kes teda suunaks. Ja teisalt see kirja teine pool, et roll on justkui esialgu üks ja siis tuleb järjest erinevaid tööülesandeid juurde ja siis lõpuks inimene täidab päris mitut rolli. Siis jah, kommunikatsioon. Et kõik sellised asjad tuleb läbi rääkida. Et see päris niisama sa ei saa inimese laua peale ikkagi tööülesandeid juurde ei panna. Et nagu järk-järgult on ju onboardima, et sa ei saa niimoodi, et nüüd näed, kõik võta lihtsalt hakka tegutsema. Ja siis me jõuame selleni, kus inimene võib-olla lahkub katseajal või poole aasta pärast ja siis ettevõtte juht mõtleb, et ma tegin värbamisvea, valisin vale inimese, ta motivatsioon oli madal ja ta ei täitnud oma ülesandeid. Aga tegelikult oli põhjus puudulik sisseelamine ja tugi. Aga positiivne on see, et kui ta isegi üldse tunnistab endale seda, et ta tegi selle vea. Ja. Aga ma viskan siia ühe vindiga palli selles kontekstis, et kui ma värban endale tippspetsialisti oletame, okei, räägime nagu lihtsamatest rollidest, seal on vaja mentorid, coach ja mingisugused inimesi, kes aitavad sind. Tippspetsialist ju peaks ise hakkama saama oma asjadega, ma palkangi ta ju kõrge palga eest sellesse rolli, et ta hakkaks seda rolli kujundama. Et milles siin probleem on? Keda me otsime? Kas me otsime inimest, kes tuleks kohe hakkaks mingeid asju tegema või me otsime inimest, kellel on potentsiaali hakata tulevikus mingeid asju ehitama. Et see on jällegi nagu, keda sa täna otsima sa oled? Kas ehitajad või tegijad? Et tippjuhtide puhul on jällegi see, et see eelnev värbamisprotsess peab siis olema ikkagi väga nagu ilusti põhjalikult ja täiuslikult tehtud. Ja tippjuhile sa saad tippjuhi poole sa saad näpuga näidata võib-olla siis peale esimest kvartalit, peale teist kvartalit, ajapikku, et ega sa kohe ei saagi talt hakata midagi ootama ja nõudma ja lootma. Andre, kas saab olla niimoodi, või nagu, kas meil on vaja üldse nagu tippspetsialistidele nagu mingid onboardimis mentoreid või
või et kas saab olla üldse nagu, et kui meil on ainult üks selline roll ettevõttes, et kas saab mingi teisest osakonnast keegi olla siis mentoriks sellele rollile? Kuidas seda lahendada? Ma arvan, et siin ei ole selles mõttes vahet, mis positsioonil inimene on. Et iga inimene vajab seda, et ta saaks aru, mida temalt töölt oodatakse, millised on ootused talle, millised on, ma ei tea, lähima poole aasta eesmärgid, mida on vaja täita. Kuidas mõõdetakse seda, kas inimene on oma tööga hästi hakkama saanud. Ja selles mõttes, kui talle antakse protsessi käigus vabad käed ise nii-öelda kujundada oma rolli ja leida need viisid nende eesmärkide täitmiseks, siis iga töötaja vajab aeg-ajalt siis seda tagasisidet, tunnustust ja just nii-öelda seda infot, et kas ma olen üldse õigel teel, on ju, et tagasisidet siis jah. Et ehk siis see on alati vajalik. Ei ole nii, et sa võtad endale töötaja ja ütled talle nii, palun see eesmärk olgu täidatud ja siis jätad ta üksinda, et selline juhi toetus ja tagasiside ja tunnustus ja see kõik on ikka oluline ja tugi. Meil nii palju erinevaid ametikohti maailmas täna olemas, et ma usun, et mingitel positsioonidel ongi rollid ja võib-olla tööülesanded sellised, kus on, võib-olla ma räägin mingist arendajast, kelle tulebki mingi projektipõhiselt äkki midagi tegema, siis võib-olla ta ei tahagi mingit tuge. Ta tuleb ja teeb oma jupi ära ja läheb ops oma eluga edasi, on ju. No nii on, aga peame episoodi kokku pakkima. Saime päris sisuka, ma arvan, aga kokku võtta võiks selle umbes niimoodi, et värbamisviga ei ole ainult nagu vale inimene vales rollis, eks ole. See on nagu mingisuguse süsteemi ja kommunikatsiooni kombinatsiooni puudumine laias laastus ja võib-olla äkki see kõige kallim värbamisviga on ikkagi see, et mitte selle vea ise tegemine, vaid mitte nagu eeltöö tegemine või tähendab, et mitte vea tegemine ise, vaid see, et sa ei tee eeltööd või sa ei õpi teiste vigadest. Ehk siis, et ma arvan, et see episood, et mis keskendubki teiste vigadele, võiks olla nagu baashügieen, mille igaüks nagu läbi töötab, kui ta näiteks esimest korda värbama asub või kui ta on värbav juht ja ta nagu tõesti tegelikult ei tunne ennast värbamisel väga tugevana. Aga mida teie värbavatele juhtidele ütleksite, et mis teeb ühest heast värbamisprotsessist, hea värbamisprotsessi, et vigu mitte vältida või vigu mitte teha? Ma juba enne korra mainisin seda põgusalt, et tuleb aega võtta. Enne kui sa alustad, päriselt võtta selleks protsessiks aega. Juhtidel ei ole aega. Ja siis leia keegi, kellel on aega, kommunikeeri see töö kellegile, kellel on aega ja kes päriselt on selle protsessiga kaasas. Ja kohal. Mina ütlen selle peale alati, kui öeldakse, et juhtidel ei ole aega, et aega on meil kõigil sama palju, et aega tuleb lihtsalt osata võtta ja juhtida. Et sa oled väga halb juht, kui sa ei oska enda aega juhtida. Aga see on jah, ikkagi juhtidel on suur koormus kindlasti, aga seda aega tuleb siis võtta ja osata tõesti juhtida minu hinnangul paremini. Aga Andre, mis sina ütleksid juhtidele veel, värbajatele juhtidele? Mina ütleksin seda, et küsige abi ja kaasake professionaalne värbaja. Kui teil ei ole majas sees, kasutage abi sellepärast, et me oleme värbamises jõudnud kuidagi sinna etappi, kus tegelikult ka professionaalsetel värbajatel on aina enam väljakutseid, et selle massi seest need õiged inimesed üles leida. Ja mul on praegu üks väga huvitav projekt laual, kus mul on, homme saab see konkurss läbi ja mul on suurusjärk 240 äärmiselt tugevat kandidaati, kes põhimõtteliselt vastavad kõikidele kriteeriumitele ja nad kõik sobiksid sellesse rolli. Ma julgen väita, et 3/4 sellest massist. Ehk siis esiteks see nõuab tohutult aega,
et need kandidaadid läbi töötada, läbi hinnata, aru saada, kes siis päriselt sobib. Ja kui sa ei ole inimene, kes igapäevaselt on värbamises sees, siis see võimalus, et sa teed kuskil mingi vea, on nii suur, et parem oleks juba alguses kohe kaasata inimene, kes sind sellel teekonnal aitab ja kelle abil neid vigu võimalikult vähe tuleb. Ma omast kogemusest võin öelda, et kuna ma praegu korterit müün, siis alustasin ka ilma maaklerita, nüüd on maakler vahel, et sain üsna kiiresti aru, et ei tasu oma aega raisata ja neid vigu teha, mida, et kui ikkagi tahad maha müüa midagi või inimest värvata, tasub spetsialiste kaasata. Kaasa spetsialist ja võtta aega ja mõtle läbi protsess ja mõtle läbi roll. Ja, see lõpuks on palju odavam ilmselt kui see, mis nii ajaliselt kui rahaliselt. Just. Aitäh, Sandra! Ja aitäh! Aitäh, Andra! Kõikidele kuulajatele. Meil olid episoodis külas CV Online'i värbamisspetsialistid Andra Rand, kes on siis CV Online'i värbamisteenuste värbamisjuht ja Sandra Sõber, kes on CV Online'i värbamisteenuste värbamise spetsialist. Kõikidele kuulajatele veel kord jagage laiki, kommenteerige ja jagage seda episoodi näiteks sõbraga või tuttavaga või värbava juhiga, kellel on potentsiaali värbamist paremini teha. Aitäh! Kui tööle, siis rõõmuga. Töö on hea, nii hea.